Igal juhul suur tänu tulemast ja mulle tegelikult pakuti võimalust näidata slaide. Ja sotsioloogina ma ei saanud hoiduda kiusatusest näidata väga värske uuringu tulemusi. Sest ma võin kohe öelda, tegemist on nende uuringu tulemuste maailma esmaesitlusega. Nad on tõesti väga värsked, me saime nad kätte sel nädalal ja alles eile avasin ma selle andmebaasi arvutis, tegin mõned esimesed arvutused ja nende põhjal siis ka slaidid. Aga millega on siis tegemist? See on Eesti osalus rahvusvahelises võrdlusuuringus EU Kids Online ja meie uuringut on toetanud Sotsiaalministeerium ja ka Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduste Arengufond. Ja meil oli võimalik teha suur küsitlus Eesti koolides selle aasta kevadel, osales 52 kooli, ma arvan, et on päris tõenäoline, et nii mõnigi tänane kuulaja on koolist, kes meie uuringus osales, igal juhul suured tänud kõikidele koolide esindajatele, õpetajatele ja muidugi ka nendele tuhandetele õpilastele, kes meie ankeedi täitsid, sest neid oli tõesti peaaegu 3000 3. kuni 9. klassi õpilast. Ja selles küsitluses me küsisime nii internetikasutuse kohta üldiselt, nagu me oleme seda teinud juba aastaid, ja sel aastal siis esmakordselt ka tehisaru kasutamise kohta, nii kasutamise põhjuste, mittepõhjuste kui ka eesmärkide kohta. Ja lisaks me tegime ka intervjuusid 16 Eesti noorega vanuses 13 kuni 17 ja rääkisime nendega päris põhjalikult nende tehisaru kasutamise kogemustest, arvamustest, tunnetest, hoiakutest, lootustest, hirmudest. Nii, aga mida siis näitavad meie väga värsked küsitlusandmed? Küsitlusele eelnenud kuu jooksul, nagu te näete, oli tehisaru kasutanud 2/3 õpilastest. Ja kuna tegemist on põhikooli õpilastega, 3. kuni 9. klassi õpilastega, siis on tegelikult päris suur osakaal. Peame arvestama ka seda, et just nimelt 9. klassi õpilased olid meil pisut alaesindatud valimis seoses kevade ja lõpetamisega ja meie andmed on praegu veel kaalumata. Nii et kui me paneme sinna 9. klassi õpilastele suuremad kaalud külge, siis võimalik, et see protsent on isegi pisut suurem, aga mitte väga palju. Ja milleks nad siis tehisaru kasutavad? Nagu näete, valdavalt ikkagi seoses koolitööga seotud eesmärkide täitmiseks, kas siis selleks, et teha pikemast tekstist lühike kokkuvõte, saada paremini aru, või siis ka kirjutada koolitöid, esseesid, lugusid. Ja teised eesmärgid on ka näiteks millegi jaoks soovituste saamiseks üsna olulisel kohal, aga näiteks loomingulised eesmärgid või siis ka muredest rääkimine on vähem olulised. Ja väike osakaal õpilasi on teinud isegi süvavõltsinguid. Nii, aga miks siis ikkagi tehisaru kasutatakse? Ja siin me näeme, et väga suur osakaal on niisugustel praktilistel, pragmaatilistel põhjustel, et hoida aega kokku, et teha asju lihtsamalt, või siis ka seetõttu, et mujalt ei leidnudki sobivat infot, mida vaja oli. Ehk siis tehisaru on olnud see parim allikas teistega võrreldes. Aga me näeme, et ka näiteks praktiline eesmärk saada paremat hinnet on küllaltki olulisel kohal või ka lihtsalt, et asjad saaks minu eest ära tehtud. Ja loominguline eesmärk on samuti oluline, aga kaugeltki mitte nii tähtis kui praktilised, pragmaatilised põhjused. Ja lihtsalt oma lõbuks kasutatakse tehisaru suhteliselt vähem. Aga miks siis need noored, kes ei ole viimase kuu aja jooksul tehisaru kasutanud, seda ei teinud? Siin me näeme, et valdab ükskõiksusega seotud põhjuste ring, et tehisaru lihtsalt ei huvita või ei olnudki vaja või ei ole kasulik. Ja
siiski on viiendik ka neid, kes ei kasuta tehisaru seetõttu, et leiavad, et ei tea sellest veel piisavalt palju. Ja vähe on neid, kes ei kasuta tehisaru nii-öelda ideoloogilistel või kriitilistel põhjustel, sest et nad leiavad, et see võib anda valeinfot või tehisaru kasutamine on justkui petmine. Neid on suhteliselt vähe ja seetõttu, et ei lubataks tehisaru kasutada, ei tee seda tõesti väga väike osa, siin on ainult mõned protsendid, kes keeldude tõttu tehisaru ei kasuta. Ja ka hirmu tunnevad ikkagi väga vähesed. Nii, aga õige lühidalt ka sellest, mis tuli välja meie põnevatest intervjuudest, kus me saime noortega lähemalt rääkida ja me küsisime ka, kuidas nemad näevad tehisaru, mis asi see on, kuidas nad seda defineeriksid. Ja sealt jäi kõlama mõte, et tehisaru on niisugune inimese sarnane lahe masin. Toonitati tõesti inimese sarnasust, aga ka seda, et tegemist on ikkagi abivahendiga ja et tehisaru suudab kõikvõimalikke vastuseid, ideid, aga ka visuaalseid materjale genereerida. Ja siin näiteks 16-aastane Eerik on pakkunud välja väga toreda selgituse, mis asi on tehisaru koopamehe jaoks, et näed, vaata, see on mingisugune lahe masin, kirjuta mingisugune ülesanne ja see annab sulle vaste, mis sulle ka sobiks. Nii, aga kuna tänase paneeli põhiline märksõna on tehisaru teadlikkus, siis sellest ka mõned mõtted. Noored on kuulnud omajagu sellest, et tehisaru kogub ka andmeid, nii päringuid kui ka antud vastuseid, aga selles ei tunnetata erilist ohtu ja esineb ka niisugust, mul ei ole ju midagi varjata suhtumist. Nüüd huvitavam pool, ehk siis see, kuidas tehisaru toimib, sellest küll rääkisid päris paljud noored, aga nende teadmised olid sellised pinnapealsed, esines ka palju kõhklemist, ebakindlust ja võib öelda, et ega ikka päris hästi ei teata, kuidas see lahe inimese sarnane masin töötab, missugune tema hingeelu on. Riskidest või kahjudest, mis tehisaruga võivad kaasneda, olid paljud noored kuulnud, aga tehisaru arendamise taustast, nii-öelda köögipoolest teadsid päris vähesed. Ja nüüd niisuguseid tõsisemaid teemasid, mis on seotud autoriõiguste, vastutuse või ka info kallutatusega, mainisid päris vähesed. Õige pisut ka noorte oskustest või sellest, kuidas nad ise oma oskusi hindavad. Tegelikult noored on vägagi enesekindlad, keegi ei taha tunnistada, et neil ei ole piisavalt oskusi ja tehisaru kasutamist peetakse vägagi lihtsaks. Mõned mainisid, et nad tahaksid oma oskusi arendada, aga seda siis ikkagi pigem praktilisest aspektist, mitte niivõrd kriitilisest. Ja siiski oli päris palju neid noori, kes rääkisid, et tehisaru väljundeid tuleb kriitiliselt tõlgendada, nad tunnetasid seda vajadust, mõned ka näitasid, et nad suudavad seda. Ja oluliseks peeti ka oskust anda sisendeid või siis kirjutada viipasid, et siin jällegi 16-aastane Eerik annab mõningaid häid nippe ja soovitusi, kuidas siis ikkagi paremat väljundit saada. Ja noored oskavad nii mõnelgi juhul valida sobivat rakendust, vahetada vajadusel suhtluskeelt, enamasti siis minna üle inglise keelele, kui eesti keeles ei saa piisavalt head väljundit, aga samas jällegi selliste kriitilisemate teemadega nagu andmehaldus, oma privaatsuse kaitsmine või ka tehisaru eetiline kasutamine ei olda niivõrd hästi veel kursis. Ja väike kokkuvõte, tahame me seda või ei taha, aga tehisaru rakendused on juba muutunud meie noorte jaoks nende igapäevaelu täiesti lahutamatuks, enesestmõistetavaks osaks. Ei ole enam ei niisugust vasikavaimustust ega ka hirmu, see on täiesti tavaline osa elust enamiku jaoks.
Muidugi, noored erinevad üksteisest päris suures osas, nii oma harjumuste kui teadlikkuse poolest, ja keerukamatest küsimustest seoses tehisaru kasutamisega teatakse pigem vähe või ollakse ebakindlad. Samas enesehinnang oma oskustele on ikkagi märkimisväärselt kõrge ja huvitav on ka see, et üldiselt noored peavad täiskasvanuid nii-öelda mahajäänuks tehisaru suhtes, ignorantseks või ebapädevaks, keda siis tuleks harida. Ja ilmselt on nii, et meie avalikes diskursustes räägitaksegi juba AI põlvkonnast ja noored on selle suhtumise ja sildistuse omaks võtnud ning lähtuvad sellest ka oma hinnangutes ja enesemääratluses. Samas siin on päris suur lõhe tegelike oskuste ja teadlikkusega, nii et see on kindlasti üks mõttekoht, millel ka täna pisut peatuda. Aitäh! Ja olen uurinud Eesti noorte internetikasutust päris palju aastaid ja nüüd siis uurime ka tehisaru kasutust ja sellega toimetulekut. Ja palun edasi. Aitäh. Oleg Švaikovski mina. Ma olen ühelt poolt koolijuht, Püha Johannese kooli gümnaasiumi juht, olen seal ka aineõpetaja ehk füüsikaõpetaja ja ma olen siis TI-hüppe üks loojatest ja nõukogu liikmetest ka. Tere, rõõm siin olla. Mina olen Riin Saader, töötan Haridus- ja Teadusministeeriumis haridustehnoloogia valdkonna juhina. Enne seda olen olnud väga pikalt õpetaja ja haridustehnoloog ja kokku puutunud siis oma töös erinevate valdkondadega, kui me räägime TI kasutamisest koolis. Tere, mina olen Karl Ainestu. Mina olen siis sellisest koolist nagu Koodjõhvi pärit, tegelen seal andmetega, et ma olen hetkel peamiselt andmeanalüüsi peal ja olen siis näinud juba mitut meie lendu üles kasvamas koos AI-ga ja ka ilma AI-ta, et ma olen pikalt seal juba tänaseks päevaks olnud. Tere, mina olen Märt Aro, tundub päris vali mikker. Et haridusinnovatsiooniga tegelenud 22 aastat päris erinevates kastmetes, nii rohujuure tasandil kui ka nüüd viimastel aastatel järjest rohkem globaalse poliitika kujundamise teemadega tegelenud ÜRO ja Euroopa Komisjoni juures ja on au olla ka sellise organisatsiooni kui EdTech Estonia ja siis Eesti haridustehnoloogia ettevõtete liit juhatuse esimees veel. Ma loodan, et seda challenge itakse varsti, et võhikan välja avalikult, et võib-olla oleks aeg. 9 aastat on juba oldud erinevate selliste organisatsioonide juhtkondades. Arvan, et alustuseks aitab küll. Nii, väga kena, oleme omavahel tuttavaks saanud. Enne kui paneel algas, me siin Märdiga korra arutlesime ja tuli teema üles, et TI-hüppe vajalikkusest ja selle mõttekusest pärast Veronika ettekannet vist ei ole väga suurt küsimust, aga siiski ma küsiksin TI-hüppe vajalikkus ja selle jõudmine kogukondadesse ja õpetajatesse ja lapsevanematesse kõigisse, et mis teie arvamus või teie seisukoht on antud hetkel? Ma arvan, et kui me räägime Haridus- ja Teadusministeeriumi vaatest, siis meie kõige esimene eesmärk on see, et iga õppija oleks toetatud talle maksimaalselt parimal viisil koolides. See tähendab seda, et me peame selleks kasutama kõiki võimalusi, mis meil on. Ja seetõttu ma arvan, et me peaksimegi tehisintellektis nägema suurepärast vahendit, et me saaksime oma põhieesmärki täita. Seal hulgas muidugi olles teadlikud, et seal on mitmed
võib-olla mitte riskid ja väljakutsed, millega me peame siis sellel samal teemal toimetama. Ehk siis minu meelest on tegemist algatusega, mis annab meile väga, ma ütleksin, maailmas unikaalse võimaluse tehnoloogiat parimal viisil ära kasutada. Sest hetkel me tegelikult teame, et väga palju tehnoloogilisi võimalusi, mis meil on, ei ole tegelikult koolis ära kasutatud nii, nagu nad võiksid olla siis õppija vaatest parimal viisil kasutatud. Ma võib-olla lisaks sellele, mida Riin just praegu ütleks, lisaks seda ka, et täna, Ivo ütles, et TI on juba koolides olemas, mis täiesti nagu vastab tõele. Probleem on siin ka selles, et meil täna reaalselt igapäevaselt, me siin istume praegu teiega räägime, sel samal hetkel igapäevaselt meil kinnistuvad valed õpiharjumused, mida võib, ma ei tea, copy-pastimiseks nimetada. Et TI-ga kaasnev kõige suurem oht, mis üldse nagu saab olla, minu enda arvates on nagu see, et meil tekib täiesti loomulik kiusatus nii-öelda outsource ida talle oma mõtlemisprotsessi, las ta mõtleb minu eest. Ja mida me praegu nagu näeme, on see, et meil paljude, mitte kõikide, päris paljude laste osas, nende suhtes nagu on lausa kinnistub nagu see, et las ta teeb minu eest minu töö ära, ma neid tulemusi kasutan valesti, ma reaalselt mitte midagi sellest nagu ei õpi. Ja see, kuhu me tahame TI-hüppega nagu jõuda, me tahame nagu tuua tagasi selle sama võimekuse, vajaduse ja ka lastesse nagu pandud soovi õppida. Et pilt just nagu see, mille osas me praegu näiteks nende suurte tehisintellekti tootjatega räägime läbi, on see, et meil Eestis nagu tekiks selline versioon, kui me niimoodi võime nagu öelda, keelemudelist, mis ei anna kiired vastuseid, mis hakkab õpilast pigem juhendama, mõtlevad nagu juhendama, et õpilane nagu saaks nagu selle käigus midagi õppida. Sellest saab nagu eraldi tunde kaupa rääkida. On kommenteerijaid? Jaa, nagu me näeme, noored tegelikult on juba hüpanud TI-maailma. Nad on seal täiega sees. Ja küsimus ongi selles, et mida sellega ette võtta. Ja nagu me nägime ka nendest esimestest tulemustest, ikkagi valitseb selline arusaam, et TI on selline tore masin, mis teeb elu kergemaks, teeb asjad ära ja siis on endal rohkem aega. Ehk siis mingil määral me näeme seda, et kujunevad väärtushinnangud, et ongi vaja lihtsamalt läbi saada ja nüüd on ometi selline tore leiutis, mis meil võimaldab seda teha. Et minu arvates on oluline selle TI-hüppe käigus mõelda ka väärtustele, nii-öelda elu mõttele ja sellele, milleks tegelikult see tehisaru on hea, milleks ta on ohtlik ja milleks ta on võib-olla lausa kahjulik. Nii et jaa, sellistele asjadele kindlasti peame mõtlema selle sama TI-hüppe raames ja ega sellest muidugi ei ole pääsu ja teistpidi see võimaldab meil mõelda ka niisugustele teemadele, millega me võib-olla ei olegi tükk aega tegelenud, et see sama tehisaru ja sellega seotud probleemid aktualiseerivad nii mõnedki olulised eetilised, väärtuselised, filosoofilised küsimused, mida hariduses taas elustada. Jaa, et ma arvan, et meie koolis on see natukene teistmoodi, et me oleme juba esimesest päevast saati natukene nämmutanud nagu AI teemadel neil kohe, kui nad on meie katsetele tulnud ja isegi kui nad on meie kooliga alustanud. Et kindlasti me oleme seisnud või seisame silmitsi ka selle raskusega, et kuna meie õpetame koodimist, meie juures õpitakse, koodimist on tegelikult õige mõelda, sest meil ei ole õpetajaid ega klassitunde kui selliseid. Ehk siis see töötab iseõppemetoodikal. Me teame ja kohati julgustame ja õpetame, proovime vähemalt õpetada neid kasutama AI-d või siis tehisaru selliselt, et nad nii-öelda endale sellega karuteenet ei teeks,
et esimesest päevast saati me oleme kutsunud oma ala professionaalne sellest rääkima, tuua elulisi näiteid sinna juurde ja ka halba näiteid, et kuidas seda nii-öelda mitte kasutada. Et meie enda andmete pealt ka, et naljakas on vaadata, kuidas meie sisseastumistulemustelt nii-öelda see keskmine on ajaga nagu tõusnud, aga meie eksami tulemused on nagu pigem halvemaks läinud. Võib-olla paar mõtet veel juurde siia, et ma arvan, et päris sisukalt on juba ära vastatud, miks seda tiihüpet vaja on. Ja ma võib-olla toonitaks ära selle, et kui mõni on siin arvanud, et on vara selle tiihüppega tegeleda, siis mulle tundub, et on viimane aeg. Et täna juba, nagu rõhutatud korduvalt, et tii on juba ammu koolis. Ja nüüd on meie küsimus see, et kuidas me siis toetame õpetajaid, õpilasi selle praktilises rakendamises, nii et see oleks sisukas. Ja see tähendab ka seda siis, et nii õppevara kui ka metoodiline baas on vaja üle vaadata. Ja mulle tegelikult väga meeldis see mõte, et ka sellised baasfilosoofilised küsimused tasub üle vaadata, et miks meil see haridus ikkagi on täpselt selline, nagu ta parasjagu on. Ja kas see vastab sellele, mida me 21. sajandi Eestis tahame näha. No nii, väga hea. Vastus sellele, miks tiid vaja on, sai kenasti vastatud. Aga nüüd võtaks ühe küsimuse kindlasti, mis koolijuhte ja ka õpetajaid huvitab, et siin alates septembrist, eks ju, 10-11 klass, õpetajad seal klassi ees, meid on natukene juhendatud ja hakkame pihta. Aga kuidas õpetada niimoodi, kui sa nagu ise suhteliselt ei ole väga kursis sellega, nii nagu ka siin uuringust välja tuli, et õpetajaid ja täiskasvanud peetakse mammutiteks või sellisteks, kes ei tea sellest midagi, et kas siin ei peitu nagu päris suur probleem koolidele, õpetajatele ja ka täiskasvanutele, et me oleme tõesti vist nagu maha jäänud või kuidas seda lahendada või mismoodi siin nagu aidata siis koole ja täiskasvanuid? Ma alustuseks räägiks ühe loo, et kui ma kaitsesin oma magistrikraadi, siis ma kirjutasin oma magistritöö sellest, et kuidas tehisaru võiks koolides õpetajaid aidata. See oli aastal 2021 ja ma tegin fookusgrupi intervjuud ja alati seal fookusgrupi intervjuudes oli keegi õpetaja, mitte kunagi, ütleme nii siis liiga vana, kes siis võttis selle kokku ja ütles, et ma loodan, et selleks ajaks, kui tehisaru on koolis, olen mina juba pensionil. Ja siis ma mõtlesin kõikide nende õpetajate peale, napilt aasta hiljem. Ja mõtlesin, et okei, et tegelikult vist mitte, et tuleb ikkagi siis harjuda meil kõigil. Mis tähendab seda, et mulle tundub, et õpetaja ameti olemuslikult üks osa on see, et me peame hästi reageerima sellele, mis tuleb ühiskonnalt. Ja me peame tegelikult olema väga avatud oma õpetamisprotsesside ümbervaatamisele tulenevalt sellest, mis ühiskonnas toimub. Ja see, et me alguses tunneme ebamugavust, on täiesti okei, sest õppimisprotsess ongi ebamugav mitte ainult õpilase, vaid ka õpetaja jaoks. Oluline on minu meelest see, et saada aru, et see olukord on selline, mis nõuab meilt õppimist ja saada aru, et ei pea olema üleöö ekspert. Me saame hakata katsetama koos õpilastega, teades, et me võime teha vigu ja minna sealt edasi. Et ma arvan, et kõige olulisem on see aktsepteerimine, et me peame midagi muutma ja valmisolek selle muutmiseks läbi ka õpetajate õppimise. Teate, ma olen lootusetult rikutud täpsusharidusega. Et see on niisugune nüüdseks juba nagu välja kujunenud niisugune populaarne väide, et täiskasvanud või õpetajad teavad nagu tehisintellektis vähem kui õpilased teavad. Ma korraks nagu seda prooviks siiski küsimärgi alla seada. Et me tõepoolest me näeme seda, et õpilastest, uuringud näitavad õpilastest nagu kasutab, ütleme, iganädalaselt tehisaru suurusjärk 60%, õpetajatest umbes 30%. Aga me võtame nagu seda juurde, paneme siia juurde veel selle numbri ka, et selle kohta ma ei tea, et oleks mingid uuringud nagu tehtud, see on praegu lihtsalt nagu tulistan puusalt, aga ma tulistan puusalt kui inimene, kes eriti viimase aja väga palju suhtleb õpetajatega
kui me võtaks nüüd ja nopiks välja nendest kasutajatest ehk õpilaste seast kasutajatest ja õpetajate seast kasutajatest, kes nendest kasutab tehisintellekti kui tõepoolest mingit kangi ehk kasutab seda nagu õigesti, siis ma veel seaks seda küsimärgi alla, et kes tegelikult paremini kasutab nagu tehisintellekti, pigem õpetajad või pigem õpilased. Et me näeme seda, et massilised õpilased kasutavad, aga me näeme ka seda, et nendest omaette, mitte kõik, aga märkimisväärne osa kasutab tehisintellekti hästi valesti. Nii et kui me võtame nagu paneme parameetriks mitte seda, et kui palju, vaid kui õigesti kasutaks, siis tegelikult minu meelest on see omaette niisugune päris huvitav uuringu teema täna. Aga fakt on see, et teatavad käärid täna seal eksisteerivad ja fakt on see, et igal juhul, sellest ma olen praegu täiesti veendunud, kui me võtame mõlemad fookusgrupid, paneme kokku õpetajad ja õpilased, siis nende inimeste osakaal, kes kas ei kasuta või kasutab valesti, on lubamatult suur meie väikse ühiskonna jaoks, nii et sellega on kindlasti vaja igal juhul tegeleda. Ma vastaks päris otseselt sellele küsimusele, et mida siis teha just õpetajate poolelt. Aga sellest arusaamast, et meie oleme mammutid või dinosaurused ja me teame tehisarust vähem kui õpilased, sellest tuleks kohe lahti saada, sest et see on väär. See on ettekujutus, konstruktsioon, sest nagu me nägime, noored küll kasutavad väga palju, aga see ei tähenda, et nad oskaksid väga hästi kasutada. Ja täiskasvanutel, just õpetajatel, on olemas tunduvalt tugevamad kriitilise mõtlemise oskused, elukogemus, kõik see, mis võimaldab neil palju paremini hinnata tehisaru väljundeid ja hakata ka seda kasutama tunduvalt mõistlikumalt. Tasub ainult kätte võtta, nii et sellest ettekujutusest, et noored on pädevamad, tuleb lahti lasta. Täpselt sama on olnud ka tegelikult digioskustega, kus pikka aega täiskasvanud leidsid, et noored on pädevamad, seegi oli mingil määral vare arusaam. Ja praegu, meie praegusest õpetajaskonnast väga suur osa kuulubki niinimetatud digitaalsesse põlvkonda. Neil on tegelikult väga-väga head baasoskused olemas, pluss seesama elukogemus ja tarkus, mida siis julgelt kasutusele võtta. Mõtlesin ühe loo peale, ma arvan, et see küsimus on selles mõttes ju praktiline, et kas me peaksime nüüd õpetajatena kartma, et 1. septembrist alates peaksime olema siis spetsialistid tehisaru kasutamises. Ja just olin paar päeva tagasi ühel teisel koosolekul või koosviibimisel, kus Ivo sellest rääkis põgusalt ja tõmbas nagu, ma arvan, stressi maha, et ei, me ei pea 1. septembrist olema kõik spetsialistid. See esimene aasta on ikkagi tiihüppel ka mõeldud selle jaoks, et toetada siis õpetajaid nii hästi kui võimalik selle aasta jooksul ja selle kõrvalt ka paralleelselt õppida siis, et kuidas neid praktikaid kaasajastada ja parandada. Mul on üks väike lugu ka jagada, et ma olen niisugune vestluspartner või niisugune, ma ei tea, eestikeelset head sõna, et niisugune sparring partner ühele õpetajale, kes siis tegeleb haridusinnovatsiooniga väga, väga ägedalt. Ja ta on niisugune vanem inimene natukene, ja siis tuli jutuks nagu mõned küsimused, mis tal olid siis nagu paari lapsega, kellega on vähe keerulisem olukord, niisugused HEV lapsed. Ja siis soovitasin aga pea nõu GPT-ga, et mida GPT sulle, et sul oleks nagu intelligentne vestluskaaslane, kui sul ei ole kellegagi arutada neid küsimusi. Ja nüüd ma hiljaaegu temaga just kohtusin uuesti, see oli üks südatalvel, kui me arutasime seda teemat, siis ütles, et ta on kasutusele võtnud GPT endale selle jaoks, et küsida küsimusi ja ütleb, et täitsa head vastused tulevad juba. Et ma julgelt soovitan, et kui te veel õpetajana ei ole nagu katsetanud seda tööriista, siis lihtsalt tehke see koduleht lahti ja pange oma küsimused sisse ja vaadake, mis te saate sealt.
ja siis saate ju kohandada oma arvamust ja ka küsimusi vastavalt sellele, mis te näete, et milles teile tundub, et on kasu ja mille osas teile tundub, et ei ole kasu. Ja küll need koolitused siis ka järgi jõuavad ükskord sellele, et täpsemalt juhendada, või vähemalt, et oleks niisugune võib-olla spetsialistide poolt või ülikoolide professorite poolt ka kaasamõtlemine, et kuidas siis võiks mõtestada seda tehisaru täpselt teie töö jaoks. Nii, väga kena. Aga nüüd üks mõte või küsimus, mis mul tekkis, kui ma vaatasin seda infotundi tiihüppest ja seal käis läbi ka õppematerjalide küsimus. Selge on see, et ka väikestes maakoolides on päris raske leida kvalifikatsioonile vastavad õpetajaid ja hea, kui kedagi üldse leiad, ja küsimus on eelkõige ka selles, et kuidas õppematerjalid head oleksid, et õpilased ise õppida saaksid. Nüüd koolijuhina ma olen kinnitanud, viimasel kuul siin 1000 euroseid arveid, tulevad õpikud. Meil on siis 57 eurot siin õpikute peale, koolil on 9200 millega. Eelmine aasta üks lapsevanema Avinurmest tuli väga pahane mu peale, kui leidis, et Avinurmes on veel 18 aastat vana keemiaõpik. Ja ma leian, et ega see on ka teatud mõttes õigustatud, kuid õpikud on kallid ja selleks, et vahetada neid, ja uue õppekava kohaselt siis tegelikult raha puudub, ressurssi oleks peaaegu poole rohkem vaja. Nüüd OPIK ehk elektrooniline õppematerjalide kogumik maksab ka 5 eurot kuu, õpilasele 9 kuud, vaatasin üle 7000. Nüüd tuleb tehisaru ja õpirakendus, mida tahetakse õpilastele luua, ja oli küsimus, et kas õpikud sinna ka üles laetakse, ja ma sain vastuseks, ma sain aru, et mitte, et on kirjastajad ja õpikuõigused ja kõik need. Ja nüüd tekib minul nagu küsimus, et kui õpilased kasutavad tehisaru ja maailma kogu teadmine on neil olemas, siis õpikud, mis meil nagu koolis kasutuses on, sinna alla justkui kuuluks. Et kuidas nagu selle vastuoluga saaks lahendatud ja ka ressursi poole pealt, et kas siin on nagu mõtteid ja lahendusele ka mõeldud, et Eesti lapsel ükskõik kus kohas ta on, oleks ka võimalik kasutada maailma parimat õppekirjandust. Ma arvan, et kindlasti tehisaru koolis ei ole midagi, mis peaks olema, et kas ainult see või ainult midagi teised. Et see on ikkagi üks väga võimas ja jõustav võimalus õpetajate ja õpilaste jaoks. See kindlasti ei tähenda seda, et õpikud peaksid kaduma või õpetajad veel hullem peaksid kaduma, vaid seda, et me peame leidma või on oluline leida siis selline sümbioos jälle, mis on parim iga õppija jaoks. Minu meelest võib-olla on praegu lihtsalt käes hetk, kus me ka koolides võiksime üle vaadata, et kas kõik need paberkujul õppematerjalid, mis meil seal hetkel on, teenivad tegelikult sedasama õppija toetamise eesmärki parimal moel. Ja võib-olla on võimalus teatud ressursid, mida me praegu paneme paberõppematerjalidesse, kuskile mujale suunata. Ja ma kindlasti ei arva, et praegu koolis olev õppematerjal on kuidagi, ma ei tea, kehva kvaliteediga või midagi sellist, absoluutselt mitte. Aga võib-olla meie vajadused on hetkel, või õppijate vajadused on võib-olla hetkel midagi muud. Ja ma arvan, et õpik kindlasti jääb, sellepärast, et õpiku kaudu me anname edasi tegelikult sellist kontseptuaalset arusaama, et mida me oma koolis õpetame ja mida me tahame, et meie lapsed teaksid. Aga lihtsalt jälle näide elust enesest, et eile minu lapsed tulid koolist koju oma töövihikutega ja ma lihtsalt hea huvi pärast lappasin neid. Ja ma saan aru, et töövihikute kulu on kooli jaoks väga suur kulu ja need olid enamuses, mitte, ütleme siis, väga suures osas tühjad. Ehk siis nii suures osas, et see jäi mulle silma. Ja ma hakkasin mõtlema, et võib-olla on kuskil mingid kohad, kus me saame ümber vaadata, et milliseid materjale me kasutame koolis ja milliseid mitte. Aga ma arvan, et see peab olema
ka hästi palju õpetaja õigus otsustada, mis on tema vaatest need kõige sobivamad materjalid. Ma lisaks siia veel seda ka, et no, siin on tegelikult päris mitu kihti, mida tahaksin öelda, et võib-olla nagu lihtsalt nagu üks lause lihtsalt see, et meil poleks mitte mingit illusioone, et me TIHÜPE kui programmiga me kõiki Eesti haridusprobleeme ära ei lahenda. Alustame sellest. Punkt 2 on nagu see, et TIHÜPE või ütleme tehisintellekt on selline päris tugev kang, mis paneb meid paratamatult tegelikult päris heasse olukorda, et me peaksime läbi mõtlema oma tegevuste peale, oma õpetamisviiside peale nii edasi ja natukene nagu kriitiliselt nagu läbi mõelda enda jaoks, kas kõik see, mis ma olen siiamaani teinud, ma peakski niimoodi edaspidi tegema ka. Kas ma saan kuskil mingis materjalidega nagu teistmoodi nagu teha, kas ma saaks mingit protsessi ümber kujundada, me niikuinii sinna jõuame, et meil jällegi poleks mitte mingit illusiooni, me jõuame sinna, et metoodiliselt me hakkame asjadele lähenema teistmoodi. No, alustame nagu sellest, mis juba siin kõlas, on see, et meil klassikaline konventsionaalne kodutöö kaotus igasuguse mõtte nagu ära. Me peame selle protsessi nagu läbi mõtlema enda jaoks, et teistsuguseks nagu meil kujuneb välja. Meil on praegu võimalus, see natukene niisugune sõna heas mõttes kriisiolukord, mis muuhulgas paneb meid nagu mõtlema ka selle peale, et kes me üldse inimesena oleme, mis on meie väärtused, nii edasi, sõna heas mõttes kriisiolukord praegu nagu paneb meid positsiooni, kus me peaks läbi mõtlema, millisel kujul materjal ma üldse nagu vajan. Mida ma ootan materjalidelt, mida ma ootan sisult. See on natukene jällegi mulle tuletab meelde mu eelmisest elus, kui ma veel IT-s nagu toimetasin, et kui me hakkasime mõtlema enda jaoks nagu läbi, muide see TIHÜPE on sulaselge ju sild tiigrihüppesse, mis oli kunagi 20 aastat tagasi nagu Eestis. Kui me tol hetkel seda e-riiki lõime, me tegelikult nagu iga teenuse puhul me mõtlesime läbi, kas me peame seda teenust sellisel kujul osutama, nagu ta oli nagu paberimaailmas. Võime ja peame seda nagu mõtlema teistsuguseks. Ja isegi nagu meie Eesti kogemus nagu selgelt näitab, et ilma ühtegi erandita kõik need e-teenused, mis me üritasime kopeerida protsessi mõttes, mis olid sarnased paberiprotsessile, kõik põrusid. Edukad olid need, kus me tegelikult nagu hakkasime seda protsessi teistsugust tegema. Meid ootab täpselt samasugune mõtteharjutuste kiht praegu hariduses ka materjalide osas. Jah, no kooliõpikud on minu lemmikteema, sellepärast, et ma uurisin neid oma doktoritöös natukene rohkem kui 20 aastat tagasi, aga õpikud muidugi on väga olulised, nad ei ole ainult õppevahendid, nad on ka meediumid, nad on väärtuste edastajad, sotsialiseerijad ja nii edasi, õpikud ilmselt ei kao, küll aga tõesti, meil on praegu võimalus mõelda sellele, missuguseid õpikuid on vaja. Ma usun, et seesama TIHÜPE või tehisaru tulek üldisemalt tekitabki suurema konkurentsi ka õpikute, loojate, laiemalt õppemeedia loojate hulgas ja sunnibki mõtestama õppemeediume, nende rolli, nende funktsiooni, nende tähendust õppeprotsessis uuesti, uue nurga alt. Nii et see on pigem võimalus, muidugi mitte lihtne, see on väljakutse, aga ma usun, et see teema ja sellele mõtlemine viib meid hariduses edasi. Nii, ma tahaks nüüd veel küsida kiire küsimuse ja see on võib-olla tähtsamgi, kui see õpikute teema oli. Ehk siis õpetamise viisi muutusest. Et kui siiamaani on ikkagi olnud niimoodi, eks ju, et õpetaja võtab teema läbi, siis vaatab, kuidas õpilased sellest on aru saanud, teeb mõned ülesanded ja jääb kodutöö. Nüüd peaks olema siis see ümberpööratud klassiruum, nii nagu Grete Arro kirjutas, et vastupidi, et kui meil on tehisaru olemas, õpilane viib ennast kodus kurssi asjadega ja tõeline õppimine toimub klassiruumis, ehk siis läbi vaidluste, läbi diskussiooni ja seal toimub siis kinnistamine ja õpitu tegelik omandamine. Ja see on tegelikult võib-olla üks suuremaid muutusi üldse selles mõttemaailmas ja mustris.
kas Kood Jõhvi on nagu selles osas muutnud oma õpetamisviisi? Te olete muidugi edumeelsed olnud, aga pärast AI tulekut olete teistmoodi midagi teinud? Otseselt teistmoodi ei ole teinud, et me oleme oma seda sama rida nii-öelda edasi ajanud, et selline õpetamine kui selline, et õpetaja on klassi ees ja sul on klassitäis inimesi, et see on ju aastasadu püsinud täpselt sama kontseptsioonina. Et selles suhtes on praegu nagu viimased 5 aastat olnud hästi selline huvitav aeg, ma kindlasti võin kihlata õpetajate jaoks, kus meil oli COVID-pandeemia, kus meil läks hübriidõppele, nüüd kimbutab AI kuskil ukse taga, et me nagu kuidagi ka testime võib-olla uut kontseptsiooni nagu õpetamisele või pigem isegi nagu õppimisele, et kus inimesed siis õpivad ise, teades eesmärke, mis nad peavad endale nagu selgeks saama. Me ei ütle 100%, kas see on õige või vale, aga vähemalt nagu koodi kirjutamise või selle õppimise kontekstis ta hetkel on töötamas. Ma eile õhtul, mul poiss on 10. klassi lõpetamas, sattusin kogemata peale, et ei tahtnud üldse mulle näidata, tal oli mate üks töö saanud ühe kehva tulemuse ja ta õppis seal selle töö parandamiseks. Ja vaatasin siis lihtsalt õla, et kuidas see õppimisprotsess välja näeb. Tal oli arvutis mingisugune õpetaja välja otsitud kuskilt veebist, ma ei vaatanud, et kes see täpselt seal õpetas, aga video oli videobaasilt, YouTube'ist. Siis tal oli telefonis midagi ees ja siis tal oli siis mingid ülesanded, mida ta töövihikus lahendas paberi peal. Et ma ei näinud õpikut seal pildil. Ja ma ei tea, kas seal on tegelikult sellel õpikul nagu klassikalises mõttes nagu enam vajadust või kohta tegelikult, kui ma hakkan nagu niipidi seda mõtlema. Sest et tõesti, kui me hakkame vaatama nagu, mis on minu tänane vajadus õppijana või õpetajana, mõlemal on oma vaade sellele. Et õpetajad ma ikkagi kuulen järjest rohkem, et nad otsivad veebist endale võimalikult kvaliteetse õppimetoodika materjali ülesse ja kasutavad seda, õpikust jäetakse väga palju materjali kasutamata järjest rohkem. Sest et mul on nagu teatud tüüpi klassiruum, kellega ma pean tegelema. Mina tahan neile ju anda parima võimaliku ettevalmistuse eluks, mida neil vaja on. Õpikud on suhteliselt universaalsed. Et nad ei pruugi täpselt vastata sellele minu vajadusele. Ja üks minu südamevalu on olnud väga pikka aega ju erivajadustega lapsed. Et kuidas me neid paremini toetame ja kuidas me toetame neid õpetajaid, kes töötavad erivajadustega lastega. Ja eelmine suvi oli pikem arutelu ühe õpetaja, kes siis on pühendunud autistlikele lastele. Ta ütles, et 85% õppematerjalist ta toodab ise. Mis on nüüd seoses selle tehisaruga minu lootus, ja ma olen natukene nüüd viimasel uuesti katsetanud, on see, et kui te proovite guugeldada mingit spetsiifilist õppematerjali, õppemeetodit, siis Google'i probleem on see, et ta on nii-öelda popularity-based search engine. Ehk siis kõige katsetage, kes ei ole veel katsetanud, kindlasti kõik on katsetanud, et oma haigussümptomeid, kui te jääte haigeks. Et kui te guugeldate, mis te saate, et kõige populaarsemad haigused tulevad, tõenäoliselt on vähk. Aga kui sul on hüperaktiivne laps või siis dyslektik või vaegnägija, siis nendele nagu lahenduste ülesleidmine on tunduvalt keerulisem, kuna nad on ikkagi niivõrd spetsiifilised nišid. Aga GPT-d nüüd natukene nagu harjutades ja proovides, mulle tundub, et saab juba enam-vähem asjalikke vastuseid ja soovitusi metoodilise metoodikate ja nii ka sisu mõttes. Mis on seal võib-olla täna väljakutseks on see, et väga palju on inglise keeles materjali, aga mida me jälle näeme tänu GPT-le, tõlge on muutunud üsna kvaliteetseks, peaaegu korrektne tõlge. Ehk siis nagu maailm nagu väga palju avardub täna minu arvates nagu õpetajale, kes isegi väga hästi ei oska mingisuguseid teisi keeli. Ja muidugi ei ole ainult inglise keel, väga paljudes teistes keeltes on ka, aga lihtsalt mina vaatan inglise keelset, sest et minul on inglise keel tugev, aga on ka vene keeles
ja saksa keeles ja mis iganes, prantsuse keeles samamoodi väga ägedaid ressursse, aga ma annaksin hea meelega need sõnajärje edasi. Nii, kas keegi soovib veel või? No, teil on täiesti õigus, et muidugi nagu metoodikad muutuvad siin, sama ümber pööratud klassiruum kui näide, et Märdil mõlemad tema pojad õpivad meie koolis, et Märt on nagu tunnistajaks, et näiteks nagu füüsikatundides me seda teeme juba mitmes aasta, ümber pööratud klassiruumi ja see on ainult üks näide transformatsioonis, mis on praegu nagu toimumas, tegelikult nagu seal on veel nagu rohkem igast teemasid, no näiteks, nüüd ma teen jälle meie koolile väiksed nagu reklaami, aga me oleme täna minu teada oled nagu ainukene Eesti kool, kus on täiesti struktureeritud kujul metamõtlemise kursus 11. klassi jaoks nagu ellu kutsutud. Ja see on tegelikult kontseptsiooni mõttes, ega tal pole mitte midagi nagu uut kontseptsioonis kui sellise, see on Aristotelese ajast kontseptsioon kui selline. Aga ta lihtsalt praegusel hetkel nagu muutus niivõrd aktuaalseks, seal isegi niisugune pool naljakas, võib-olla see sild on veel ka selline, et see, kui ma metamõtlemise peal nagu mõtlen, siis ma mingil hetkel nagu jõuan umbes samasel lihtsalt kujul, umbes samale kontseptsioonile, kuidas ma praegu promptin keeltemudeleid. Meil isegi koolis oli nagu reaalsed näited, kus nagu tuleb, Kristjan tuleb mingil hetkel nagu ütleb õpilane ja ütleb, et tead, ma sain eile aru, et kui ma enda jaoks mõtlen läbi selle prompti, mida ma tahan ChatGPT käest küsida, siis selle prompti läbi mõtlemise käigus ma juba sain vastuse kätte. Ja ma ütlesin, bingo, see on täpselt metamõtlemine, see on täpselt sama metamõtlemine, millest me kogu aeg siin nagu räägime. Selle transformatsiooni ulatus on selline, et me isegi ei suuda endale seda ette kujutada, kui sügavale see kõik nagu jõuab päeva lõpuks. Oleg, sa käivitasid mus mitu kihti erinevaid mõtteid selle jutuga, et ma olen päris palju koole külastanud üle maailma, ikka sadu ja sadu igasugustes erinevates põnevates riikides. Ja samal ajal ma loen ju kõrvale nende rahvusvaheliste suurte organisatsioonide igasugused raporteid ja soovitusi, et mismoodi peaks õpimetoodikaid kaasajastama. Maailmapank ja World Economic Forum näiteks mõtlevad siin, tegelikult ka Eesti õppekava on selle üle võtnud, et me räägime üldoskustest ja me rahvusvaheliste organisatsioonide raportites räägime väga palju 21. sajandi oskustest. Ja siis, kui ma hakkan võrdlema seda, et mis metoodilise baasiga, mis ülesannetega üldse, mida me täna koolis kasutame, me saavutame neid oskusi, mida me räägime üldoskuste all või mõtleme üldoskuste all, siis päris palju nagu seal tekib küsitavusi. Ja see on võib-olla üks väga hea koht, kus nagu toonitada seda, et see filosoofiline vaade, mida minul kui õpetajal tasuks nagu mõelda, et kas nagu see õppekava üldosa nagu saab kuidagi pidi tähelepanu, kui ma kasutan seda metoodikat. Et võib-olla need tööriistad, mida me praegu oleme väga aktiivselt kasutanud, a la selle essee kirjutamine kodus, ongi ajale jalgu jäänud. Ja ongi vaja üle vaadata, et kuidas siis, kas me siis teeme projektõpet, aga siis tuleks ka nagu toetada õpetajat selles, et kuidas seda kvaliteetset projektõpet teha. See ei peaks välja nägema niimoodi nagu, et üks taibu teeb siis kõigi teiste eest nagu selle projekti ära ja siis nagu on asi tehtud, vaid ikkagi meil oleks vaja käivitada selle noore või lapse enda sisemine nagu huvi selle teema vastu, et ta tahabki ise süveneda sellesse teemasse ja siis ei ole küsimus selles, et ma kasutan GPT-d valesti. Sest et ma ise nagu küsin GPT käest asju, mis on tegelikult sisulise väärtusega minu õppimisprotsessi osana. Et nagu väikesed muudatused, suhteliselt väiksed muudatused ja me saame hoopis teistsuguse tulemuse. Ma lisaks seda, et ma ise kasutan küllaltki palju tehisaru ja ma olen tähele pannud, et kõige paremini saab ta hakkama niisuguste tekstide loomisega, millel võib-olla ei olekski mõtet. Kas või näiteks soovituskirjad, mingisuguste projektitaotluste hinnangute kokkuvõtted, ehk siis tehisaru tegelikult aitab meil mõista, missugused tekstilised
toodangud, väljundid on üleüldse väärtuslikud ja mis on võib-olla niisugused, mille tootmisest tasuks loobuda. Et seda nii teaduses, kõrghariduses kui tegelikult ka hariduses. Et tehisaru ei tee meie jaoks esialgu asju selles mõttes lihtsamaks, et ta sunnib pingutama, sunnib just nimelt läbi mõtlema selle, millele tasub enda aega kulutada, millele tasub laste aega kulutada, õpetajate aega kulutada. See on esialgu päris niisugune väljakutseid esitav, isegi natukene valuline protsess, sest me peame võib-olla mingisugustest asjadest lahti laskma, mis on meile armsad või harjumuspäraselt vähemalt. Aga selle transformatsiooni tulemusel ma väga tahaks loota, et kogu haridusprotsess, teaduse tegemine, üleüldse inimeste elu muutubki tähenduslikumaks ja selles mõttes meile vähest antud aega paremini ära kasutada aitavaks. Sinu uuringus oli siin kirjas ka, et õpilased iseloomustasid tehisaru justkui inimese moodi masinat. Ja mul oli väga huvitav kuulata, et see uus õpirakendus, mis nüüd peaks suvel valmima ja septembris võib-olla katseliselt kooli jõudma, on selline, et see ei anna õpilasele kohe vastust, vaid aitab tal õppida, motiveerib teda, vaatab, kuidas tal see õppimistulemus on ja kõik need asjad. Ja mulle tundus, et see on nagu elus õpetaja, et kuidas selline õpirakendus suudetakse luua ja kuidas selline siis ka toimetab nende õpilastega, sest see õpirakendus, ma sain aru, on loodud eelkõige õpilaste jaoks, mitte niivõrd õpetajate jaoks. No alustame sellest, et ta on praegu veel alles loomisel. Aga meil on mingid esimesed esimesed väga varased mingid master promptimise tasemel nagu tehtud, mingid katsed tehtud. Praegu paistab, et see lähenemine printsiibina töötab. Siin me tegelikult nagu võtame need olemasolevad keelte mudelid. See on omaette väike märkus, et me räägime tehisintellektist päris tihti. Reaalselt me tegelikult nagu see, mis me kasutame keelte mudelid, mis on palju kitsam osa tehisintellektist tegelikult. Aga kui me rikastame need samad keelte mudelid täna sellise master prompti süsteemi instruktsioonide nagu tasemel mingit metamõtleva millegiga, mis osas meil on tegelikult nagu Eestis teadmist üksjagu õnneks, Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, inimesed, kes nagu sellest nagu väga palju nagu teavad, seda õnneks on praegu nagu olemas, et tegelikult nagu me saame keerata ta ümber selleks, et ta nagu hakkaks pigem nagu õpetama, pigem hakkaks küsima need õiged küsimused ja hakkaks nagu juhendama õpilast, sest see on hoopis teistsugune nagu protsess, et mis me praegu reaalselt nagu näeme, on see, et kui õpilasel on ülesanne, et tal on antud voolutugevus, millest räägib füüsikaõpetaja, tal on voolutugevus olemas ja tal on takistus olemas leida pinget, siis kui ta söödab selle ülesanne praegu ChatGPT-sse, ta saab perfektse lahenduskäigu, copy-paste'ib seda, annaks jumalt, kui ta copy-paste'ib seda niimoodi, et ta jätab välja need alguse laused stiilis. Suured tänud, tantsite meile nii välja kutsuva ülesanne, mis pani meid tõsiselt pingutama selle peale, et annaks jumalt, seda jätab kõrvale. Nüüd, kuhu me tahame jõuda? Me tahame jõuda nagu sinna, et tegelikult nagu see sama õppeassistent hakkab õpilase käest küsima, kuule, kas sa tead, mis see Ohmi seadus on? Ahaa, sa tead seda. Aga kuidas sa võiks seda rakendada antud juhul? Ahaa, vot niimoodi võiks nagu rakendada. Siin sa näed takistust, siin sa näed voolutugevust. Kuidas sa võiksid avaldada siit pinget, et hakkab juhendama õpilast? Me peame nagu selgelt saama aru, et võib-olla natuke nagu Veronikale ka nagu siin täienduseks, et tehisintellekt on lihtsalt üks kang. See kang võimendab seda head või halba, mis meist nagu on. See on võib-olla meie kooli üks fundamentaalset funktsiooni üldse, et luua olukord, et seda head ja sisukat õpilast oleks võimalikult palju. Me ju näeme nagu seda, et kui õpilane nagu annab näiteks ChatGPT-le, annab oma essee nii-öelda selle iva selgroo, mis on õpilase enda poolt nagu annab nagu sisse, saab päris kihvti essee. Kui ta ei anna mitte midagi, siis see, mis tuleb sealt välja, on võimendatud mitte midagi. Ta on täpselt samasugune sisutühi, ta on lihtsalt ilusas ümbrikus, aga ta on täiesti sisutühi. Kuhu me tahame jõuda meie haridusprotsessiga nagu see, et tekiks õpilastes võimekus omasta head seda sisu võimendada.
mitte saada nagu mingit sisutühja ilusat ümbrikut. Riin, sa tahad lisada midagi? Ma tahaks korraks lihtsalt rõhutada üle 2 asja, mis minu meelest on olulised, kui me räägime sellest uuest reaalsusest, mis meil on. Et kindlasti tiihüpe ei näe ette seda, et nüüd meie laste ainuke õppeprotsess hakkab toimuma läbi selle tehisaru rakenduse. Et mitte kunagi koolist ei tohi ära kaduda seda sotsiaalset aspekti, mis seal on, ehk siis seda inimeste vahelist suhtust, läbi mille õppeprotsess väga suures osas toimub. Ja teine asi on see, et ma arvan, et me ei peaks rääkima sellest, et me loobume traditsioonilistest õpetamisviisidest, vaid me loobume õpetamisviisidest, mis ei ole tegelikult õppimist toetavad. Näiteks olen näinud väga palju tunde, kus õppija demonstreerib oma õpetaja demonstreerib oma suurepäraseid teadmisi, õppijad istuvad vaikselt pingis ja õppimisprotsessi ei toimi, sellepärast et õppija ei ole seal aktiivne. Küll aga ma arvan, et me tegelikult peaksime uuesti klassiruumi tooma need traditsioonilised õppimise viisid, kus see õppeprotsessis on aktiivsed nii õppija kui õpetaja, näiteks arutelu. Mul endal on väga isiklik kogemus, et kui ma õppisin ülikoolis ajalugu, siis sellel ajal veel eksamid olid suulised eksamid, arutelu üliõpilase ja õppejõu vahel. Ja mulle tundub, et kõik see, mis mul on sellest aastate tagusest ajast meeles, on see, mille ma jätsin meelde läbi selle eksami, ehk siis läbi selle arutelu. Et see tähendab seda, et me jätame klassiruumi õpetamismeetodid, mis tegelikult on ju traditsioonilised, mis toetavad õppimise protsessi, mitte ei lükka neid kuidagi kõrvale mingi, ma ei tea, tehnoloogia hüvanguks. Tehnoloogia on lihtsalt üks, nagu Oleg ka ütles, tegelikult üks võimas tööriist, mida me tegelikult tahame hästi kasutada. Aitäh! Ja kuna meie aeg hakkab otsakorrale saama, siis lõpetuseks siiski igalt panelistilt üks mõte, mis täna siin arutelus tekkis, või sõnum, või idee, et mida võiks siis kokkuvõtteks öelda. Aga väga lühidalt. Kõige tähtsamad on inimesed. Ärge kartke. Et see, mis on tulemas abiks, mitte asendama, vaid võimendama seda head, milles ma olen täiesti veendunud, meist on väga palju. Ma arvan, et selleks, et teha midagi paremini, ei pea olema paremini tegemise ekspert, vaid oluline on julgus teadvustada, et peab muutma ja siis valmisolek hakata sellel teel minema. Jah, õnneks või kahjuks see on reaalsus, et tehisintellekt on siin ja me ei saa sellest nagu mööda vaadata ja me peame kuidagi õppima sellega koos töötama, mitte selle vastu nii hariduses kui igas teises eluvaldkonnas. Et jah, teda ei tasu karta, et teda peab võtma sõbrana. Positiivsust ja pealehakkamist ja entusiasmi. No nii, suured tänud panelistidele ja me oleme siis leidnud endale uue sõbra, mis tuli ja jääb meile igaveseks. Nii et sellega lõpetame siis selle paneeldiskussiooni ja Aivar, anna sulle sõna või? Nii, suured tänud!